Tere tulemast kuulama saadet Kasvuminutit. Mina olen Andres Kostiv, Google'i disainsprintide agentuurist Futurist ja koos minuga Norman Kolk, autohoolduse vähempakkumiste startupist Wicedrive. Ja saade räägib siis peamiselt, kuidas luuakse kasutusmugavusega kiiret innovatsiooni ning mis on olnud siis õppetunnid ja tulemused sellest. Ja selle saate teemaks valisime, et siis kuidas kiirelt ja kvaliteetselt teha disaini siis MVP jaoks ja need, kes ei tea, siis MVP on siis minimaalselt toimiv lahendus mingist tootest. Ja siis me, kes on oma turjal kõik nagu läbi teinud, Norman on siin kohal startupist, Wicedrive ja siis räägib kõigest. Aga ennem kui Norman räägib, siis võib-olla räägi ka üldse, et millega üldse Wicedrive tegeleb. Wicedrive on siis loonud marketplace'i või siis platvormi, mis aitab autoomanikel siis mugavalt leida endale sobiv teenusepakkuja. Et põhimõtteliselt see näeb välja siis nii, et inimene läheb meie keskkonda, sisestab autoregistri numbri, valib sobiva teenuse ja siis vastavalt siis asukohale, hinnale ja reitingule me anname siis listi töökodadest, kelle hulgast nad siis valida saavad. Ja see on võimalik broneerida nii-öelda online'ist kohe see aeg. Et minagi olen siin ise mõni aeg tagasi seda disaininud, olen seda teenust kasutanud ka, et selles mõttes, et toimib. Väga hea. Et see ongi nagu tähtis. Aga millised teenused läbi Wicedrive'i broneerida üldse saab? No täna saab broneerida pea kõiki teenuseid, autoga seonduvaid teenuseid siis, et esialgu me alustasime siis hoolduse remondiga. Tänaseks oleme toonud siis ka keretööd, rehvivahetused, autopesu ja ülevaatused, et me nägimegi, et kliendid nii-öelda käivad küll hooldusel ära, aga kõik muud teenused on ikkagi väga nagu nii-öelda broneerida on keeruline, et pead helistama või meile saatma, siis me klientide tagasiside põhjal nagu tõime teenusepakkujaid juurde. Väga äge. Aga siis siuke ajaloohuvilistele, et mis on olnud Wicedrive'i kui startupi siuksed nagu arengu peamised teetähised ja siis nagu milestone'id inglise keeles, et ütleme ajateljel, et millal see kõik algas ja mis sinu jaoks on et kuidas see on ajateljel välja näinud? No see algas tegelikult 2018 alguses, kui tekkis see idee üldse Wicedrive'i kohta, et kuna ma ise vahetasin autot, oli vaja hooldada, polnud varem selle autoga nii-öelda kokku puutunud ja selle auto margiga, et siis nägin enda nagu nahal, et väga keeruline on leida mingi teenusepakkujat, guugeldada välja, küsida pakkumisi, võrrelda neid kõiki. Et siis lõi nagu lambi peas põlema, et võiks tegelikult luua siis keskkonna, kus saab kõike lihtsasti. Ja siis, kui nüüd fast forward 2020, siis kui me nii-öelda Keviniga, minu siis co-founderiga alustasime täiskohaga Wicedrive'is, siis eelnevalt muidugi saime investeeringu peale ja see oli siis meie jaoks väga suur milestone. Eelnevalt tegime väga palju siis turu-uuringut, et üldse kas sellist asja on vaja ja klientide ja töökodade poole pealt. Siis me tulimegi siia Futuristi 2020 alguses, et luua siis see esimene UX UI siis selle toote jaoks. Märtsis hakkasime arendama, arvasime, et saame mais valmis, saime augustis valmis. Siis nägime põhilise pudelikaela siis turul ära, et mis tegelikult seda kõike takistab, on see, et töökodadel lihtsalt ei ole seda ressurssi, et neid pakkumisi manuaalselt kokku panna. Mõtlesime välja siis selle, et kuidas seda automatiseerida, et süsteem ise paneks automaatselt pakkumisi kokku ja hakkasime uut raha kaasama. Esimese raha kaasamisega muidugi, selle teise kaasamisega siis nii lihtsasti ei läinud. Saime alles 2021 kevad siis nii-öelda uue investeeringu. Läksime Startup Wiseguys'i kiirendisse. Sellel samal ajal siis nii-öelda arendasime toodet, õppisime siis ka muid asju seal, kuidas kõike paremini teha. Ja circa nüüd pool aastat siis alates märtsist kuni nüüd tänaseni saime siis valmis nii-öelda selle pakkumiste koostamise tööriista, mis siis töökodadele peaks elu väga palju mugavamaks tegema. Ja nüüd siin oleme, nüüd just paneme jälle uut raundi kokku ja nagu ikka, et see kogu aeg semi-kaasamine käib selle startupiga. Et selles mõttes jah, et mida ma nagu imestlen startupide juures ongi see, et sa ju arendad toodet ja siis leiad mingi siukse nagu väga tõsise nagu tõkke enda teel jälle. Ja siis sa lähed nagu hästi agiilselt ja kastist välja mõetes seda tõket siis nagu eemaldama. Minu see protsess on nagu nii... No jah, muud varianti ei ole lihtsalt. Aga jah, 2018 hakkame nüüd rehkendama, et mul tundub, et siuke 1000 päeva saite täis juba mingi hetk, et ärge siis torti unustage süüa või midagi. Just, peab tähistama ka. See nüüd ongi, et kui see idee tekkis, siis tegelikult me tegime seda niimoodi poole või veerand kohaga, et natuke tegime, kui aeg oli vabast ajast oma põhitöö kõrvalt. Aga et nüüd nagu saab täiega hagu anda, et väga põnev aeg on.
väga äge. Siis sa mainisid ka, et tegid esimestel kuudel läbi Futuristiga siuksed nagu üle nädalati disaini häkid. Siin samas ruumides tegime, et siis jõudagi oma teenuse MVP-ni. Et mis te sellest kogemusest õppisite või mis on nagu meenub? No oluline oligi see, et saab nii kiiresti tegelikult ja nii lühikese ajaga efektiivselt luua nii-öelda esimesed vaated ja asjad, et see tundus alguses, enne kui me ei tulnud siia, siis tundus see disainimine väga pikk protsess, sest arendus on pikk protsess ja tundus, et ka nagu eelnev protsess sellele, et minna arendusse on nii-öelda pikem, aga tegelikult me tegime päris kiiresti, päris suure töö ära. Ja see oli ka väga oluline meie jaoks siis nii-öelda arenduse vaates, et ega arendaja ei hakka pihta enne, kui sul ei ole midagi ette näidata. Sa võid talle kirjeldada selle dokumendi ära, aga nad ütlevad, et joonistega vaated ka valmis. Ja need olid meil nii-öelda valmis tehtud selleks hetkeks. Et see oli kindlasti üks õppetund ja õppimine ja teine oli see, et tasub nii-öelda usaldada professionaale, et me tulime siia oma mingi visiooniga, aga tegelikult töö käigus ikkagi väga palju muutus. Väga palju nii-öelda skreipisime seda nii-öelda tulesid ja vilesid välja, et jääda nii-öelda selle põhi-core idee juurde, et mis just teeks selle asja nii-öelda lihtsaks nii kliendile kui ka töökojale. Ja see oli nagu põhiline. Ma mäletan jah, et me tegime ühe kuu jooksul tegime valmis koos lõppkasuta testimistega siis iseteenuse vaate, kus siis tellid teenust ja siis teine ots on see, kus töökojad asjatavad siis nagu öeldakse siis nagu menetlemise vaade või midagi taolist. Tellimuse menetlemine. et selles mõttes jah, ja mul ka meenub jah, et meil just need kuud lõppesid ka lõppkasuta testimistega, et siis on nagu selline, ma usun ka, et see nagu kiires disainiprotsessis, mis meil nagu baseerus siis Google'i disainisprindi metoodikatel tegema, võtsime sealt tükke lihtsalt ja kasutasime teie puhul. Et see igal juhul peaks nagu lõppkasuta testimistega lõppema. Ja siis siit tulebki järgmine küsimus, et mis sinu kogemus oli, kui nägid pealt siis, ütleme, teie startupi siis Wisedrive'i prototüüpide testimisel lõppkasutajate peale, mis tunded sind valdasid? Mulle meeldiski see, et sa alati läksid neile nii-öelda, ma polnud varem sellist asja kogenud, et sina siis, kui nii-öelda see intervjueerija, sa läksid ja ütlesid, et okei, tee nüüd see vaade lahti, mis sa tunned, mis sa näed, on ju. Et väga teistmoodi lähenemine, et üldiselt inimesed ei küsita sellist asja. Aga lahe oli näha seda, et nagu inimesed, kes ei olnud varem üldse meie toodet näinud ega katsunud, said selle esimest korda kätte ja nii-öelda siis, see loogika siis, kuidas seal taga oli, et kaamera filmis siis nii-öelda seda telefoni ja siis nägi, kuidas see asi seal pöidlaga liigub, sest me ei näe muidu, kuhu ju klient vaatab, et siis see pöial nii-öelda indikeeris seda. Et väga lahe oli näha, kuidas inimesed esimest korda toodet näevad, kuidas nad seda tajuvad, mida nad siis tunnevad mingites vaadetes, millest nad mööda lähevad, mida me arvasin, et võib-olla on oluline. Ja selle järgi siis teha järeldused ja teha mingid muudatused, et kindlasti väga nagu kasulik protsess selle asja juures. Väga äge. Siis, ma ise nagu tundsin ka seda, et minu kui disaineri jaoks oli jälle mingi uus projekt, uus valdkond, et üks hetk avastad ennast kuskil autotöökoja trepist üles ronides, vaadates üle rõdu ääre, kus siis mingisugusel Teslal on ukse sisu lahti lammutatud ja tiid eemaldatud ja siis pöörad pea nagu aegluubis ringi, et nüüd vaatad, et okei, et nüüd on nagu, ma pean nagu sellest kliendile suunatud empaatiast siis nagu see tellimuse täitja poole, siis nagu töökoja poole suunama, et tegelikult siin nagu, mis ma võib-olla nagu rõhutaksingi, et kui me räägime sellisest nagu kliendi kogemusest nagu väljaspoolt, et siis nagu see teine süke oluline suund, mis on nagu startupides ja üldse, kes mis iganes tellimusi haldavad, on siis nagu see töötaja kogemus. Töötaja, kes nagu teostab seal töökohast, on mugav tööriist, nagu sa ütleski, et te saate mingit masinaõpet või värki nagu abiks panna, mis aitaks tal juba kokku panna mingisuguse pakkumise, mis on tema kasumlik ka talle loodetavasti lõpuks. Just. No täpselt jah, see, millest mina rääkisin, see oligi see nii-öelda see autoomaniku pool siis, kus nii-öelda filmid seda, aga jah, me käisime koos seal selles töökojas nii-öelda testimas ja vaatamas, et see töökoja need omanikud on ka sellised suhteliselt siuksed otsekohesed ja tüübid, kui neid küsitakse, mis sa siin tunned ja mis sa näed on ja siis lõpuks ta ikkagi nagu rääkis välja, mis asjad teda valdavad, aga see protsess on meil nagu tänani siiani nii-öelda me implementeerime seda, et kui tuleb mingi uus idee või mõte, me kohe tõmbame töökotta kõne peale, meil on paar siis piloteerivad sellist nagu tüüpi, kes on kõigega alati meiega nõus nii-öelda kokku saama ja vaatame neid asju üle, et selles mõttes on väga
väga hea ja nemad on nagu ka siis Eesti turul nii-öelda juhtivad nii-öelda tegijad, et ei ole päris siuksed nurgatagused garaažid, kelle käest küsida kõike ja eks me alati võtame veits nagu kuidas öelda, et me alati ei vii muudatusi sisse, mida töökojad tahavad. Et me nagu näeme, mis võiks olla, mis mitte, sest nemad ka nagu elavad oma mingisuguses kindlas rutiinis, nad ei oska võib-olla alati mõelda mingi suure innovatsiooni peale, aga meie suudame neile selle nii-öelda ette viia ja võib-olla ka ette joonistada, et siis nende jaoks on see palju lihtsam nagu ja tagasisidet anda. Just. Et ma ise ka tunnen seda, et kuidagi et ütleb, et just nagu kaasata sellist nagu uut mõtlemist sellesse protsessi just, et selle hoopis teistsugune kasutaja, mida ma ise soovitan ka kindlasti ka teile, et siis ka neid testitavaid mingeid nagu muuta või siis nagu juurde, et uued näod tuleks juurde, et nad ei oleks võib-olla olemasoleva flow'ga nii palju kursis. Et selles mõttes, et kuigi sa lähed mingit protsessis võib-olla Fiatuuri sammus, ma ei tea, 7 testima, aga nad on 5 sammuga kursis, aga tegelikult võib-olla selle Fiatuuri 7 tegemisel läks 4. sammus midagi paigast ära ja see tervik ei mängi kokku, et selles mõttes on kindlasti väga äge. Aga siis sa mainisid jah, et te läksite siis niimoodi enne eelmist suve läksite siis rõõmsalt programmeerimise poole siis teele. Et siis kuidas see disainihäkkist tulnud sisend läks siis programmeerimises kasutusse, et mis ja siis kuidas tibusammul see protsess teie kui startupi silmade läbi tundus? Jah, no meil oligi see, et kuna me tahtsime pakkumisi saada erinevatelt tegijatelt, siis me läksime alguses siis nii-öelda mingisuguste vaadetega sinna nii-öelda küsima ja eks nad saidki aru sellest, et eks need vaated on suhteliselt sarnased, kuigi neid vaateid tuli kindlasti juurde. Komponendid on sarnased, vaated on sarnased, kõik asjad nagu mängivad seal välja. Nad julgesid ennustada, aga me nii-öelda lisaks siis nendele UX-UI vaadetele me läksime ka tegelikult ühte väga suurde Eesti arendusettevõttesse Scope'i dokumenti kokku panema, mis siis oligi nende jaoks eelduseks selleks, et nad üldse, kui nemad valiksid selle välja, et nad üldse arendavad, nende jaoks oli oluline see, et panna kokku mingisugune dokument, mis lõpuks oli 50 leheküljeline. Ja see oli väga palju abiks, et meil olid vaated valmis. Meil oli see mõte peas, meil olid vaated valmis ja me saime seal välja selgitada, mida me tegelikult tahame luua. Et kui sinna nupule vajutad, mis siis tegelikult hakkab nagu taustal toimuma. Et sul on ilus küll see vaade seal ees. Et väga palju oli kasu sellest. Et see oli hea, et meil oli mingi pakett nii-öelda kokku joonistatud. Sellega oli väga lihtne minna siis pakkumist küsima või sellest detailsemalt siis nagu rääkima, mida me siis tahame saavutada, sest meil oli nii kasutaja pool kui ka siis töökoja pool on ju valmis tehtud. Et ma saan su jutust aru, et see üksikute vaadete joonistamine ei ole nii väärtuslik, kui nad vahepeal prototüübina ju tööle saada ja siis klikkida, et kui tuleb seal mingi pop-up on ju, et mis võimalused seal on ja mis juhtub, kui pop-upis vajutada valikut number 3, mis käivitab mingi negatiivse flow hoopis, et see on ja ma usun ka, et nagu arendajad ikkagi nagu austavad seda sama loogikat, et näita puust ja punaseks ette, mis teil vaja on. Täpselt. Kui sa isegi istud ja vehid kätega ja siis sul seal teisel pool lauda kuidagi analüütik või projektijuht üritab siis neid nõudeid kirja saada, et siis ta teeb, et me tegime seal kuskil Ida-Tallinna Keskhaiglale midagi sarnast, et kas te soovite midagi sellist? Just. Nad väga kiitsid meid, et me oleme nii põhjalikult ettevalmistanud, sest me läksime sinna juba oma mingisuguse nägemusega dokumendist, Scope'i dokumendist, pluss meil olid vaated, et nad ütlesid ka, et tavaliselt startup tuleb siia ja ütleb, et meil on siuke idee, me tahame sellist asja teha ja me teenime niimoodi raha, et kas te saaksite selle valmis arendada. Et 4 lausega sa ei oska nagu väga hinnata seda. Just. Et me olime palju nagu vaeva näinud ja palju asja ära teinud. Aga oluline on ka, ütleme nagu selle prototüübi puhul, et vähemalt sul on see happy flow nii-öelda valmis tehtud, et sealt sa saad alati tagasi liikuda, edasi liikuda, aga et sul on midagi ette näidata, mida see funktsionaalsus siis nagu tahab saavutada. Ja me tegime seda ka Figmas lõpuks, eks ole. Ma tean, et te tulite siia, et teil olid asjad vist Adobe XD-sse tehtud. Ja ise tegime. Nagu veensime siis kuidagi ära. Just, meil oli tegelikult juba endal mingisugune asi põlve otsas valmis joonistatud, et see oli päris huvitav kogemus. See on ajaloo arhiivis läheb kindlasti. Aga mis sinu arvates on siuke disaini roll näiteks kiirendis olevatel startupidel jõuda toote või teenuse nii-öelda MVP-ni ehk siis minimaalselt toimiva lahenduseni? No meil oli tegelikult, kui võtta see Startup Wiseguysi kiirendi, siis meil selle kiirendi esimeses pooles oligi nii-öelda design sprint, mis siis tähendas ka seda, et
sest meie olime, ütleme, selline more mature nagu startup seal, mitte et me oleks nüüd väga late stage, aga me oleme ikkagi early stage, aga seal olid väga paljud sellised, et meil on selline idee, me tahaks jõuda sellise tooteni, kuidas me sinna jõuame, on ju. Et siis samamoodi seal tiimid siis omavahel suhtlesid, samuti siis nii-öelda need nõustajad, kes seal olid, et samuti joonistati siis sama loogika, et see 8 nii-öelda vaadet valmis, oma nägemus siis sinna peale ja siis sealt hakati nii-öelda detaili minema, et kas täpselt seda on vaja ja kas seda on vaja ja kuidas te sinna tahate minna ja mis see happy flow on ja kõik see pool. Et tegelikult seal kiirendis võeti see asi ikkagi üksi pulgi lahti ja see oli väga kasulik väga paljudele, samuti meile, sest me seal mõtlesime ka mingid asjad ikkagi ümber enda tootearenduses. Et ma teiste kiirendite kohta ei tea, aga Startup Wisecase'i ma julgen küll soovitada. See ei ole makstud reklaam. Just. Nii, aga siis räägime nüüd, nagu öeldakse ka see lessons learned nagu rubriik saatest või siis ämbrid kolistatud või kuidas öeldakse, et mis soovitusi sa jagaksid alustatavatele startupidele just nagu uue teenuse loomisel ja mis olid teie siis nagu öeldakse võib-olla valusad õppetunnid või? No research kindlasti esmalt, et kui tuleb mingi idee, ideid on palju, idee ise ei maksa ju midagi, execution on nagu see, mis lõpuks nagu selle asja ära toob. Tiim kindlasti, väga hoolikalt valida nii-öelda neid co-founderid, kellega sa koos tegema hakkad. Aga jah, ütleme, et mis meie puhul oligi see, et me tegime väga tugevalt researchi, kuna meil sellel hetkel me ei olnud veel täiskohaga kuskil startup'is, meil oli aega vaadata turul ringi, rääkida inimestega, küsida, mõelda ja siis jõuda nii-öelda siis selleni, et me tahame seda toodet arendada. Samuti kindlasti, kui on võimalus otsida väga tugevad mentorid endale, kellel oleks siis see domain knowledge või nii-öelda siis selle konkreetse industry mingisugune know-how. Ja need inimesed me ka õnneks leidsime, kes aitasid meil kaasa mõelda. Ja eks see raha kaasamine ja ütleme see ettevõtte valuationi nagu seadmine, et see on hästi nagu oluline ja samas ka keeruline, et meid alati algusest peale rõhutati sellega mentorite poole pealt, et jääks mingisugune X% alles peale mingisugust raundi, sest siis sa tead, et siis võivad ka tulla suured nii-öelda VC-d sisse, mida paljud startupid alguses teevad, nad annavad väga suure tüki ära, ja siis paari raundi pärast on neil suhteliselt nagu kehvasti, et nad ei saa kaasata. Trügimiseks läheb no, seal tabelis. Ja täpselt, et ei taha nagu jääda nii-öelda selleks minority nagu shareholderiks founderitena, et siis mingi hetk lihtsalt võib kaduda nii-öelda asutajate see motivatsioon ära. Kui nad vähemusse langevad. Kui nad langevad, jah, mingil väga varases faasis on ju, et kui sa oled vähemuses seal Series C on ju, siis pole hullu, sa oled juba loonud mingisuguse... Millal see on või kuidas see ajaliselt? No ütleme, esimene on siis Friends, Fools and Family on ju, siis on Angel Round, siis on ütleme pre-seed või seed round, siis on Series A, Series B, Series C on ju, et ütleme, et öeldakse, et võiks olla süke 50% enne Series B nagu alles, et siis on hästi. Aga tavaliselt, kui nagu ajas vaadata, kui räägime, iga raundi jaoks on selline mingi ajavaade, et mis nagu mis sulle tundub, et keskmiselt, kui tihti seda raundides käiakse, korra aastas või poole aasta jooksul või mis see nagu... Seal oleneb täiesti, et ütleme, tavaliselt investorid tahavad näha sellist 12-kuulist runway'd, et kui sa nagu paned raha, et siis 12 kuud sa saad hakkama, sest üldiselt raha kaasamine võib võtta, ma ei tea, pool aastat aega on ju, et kui sul on poolaastane runway, sa põhimõtteliselt nii, kui sa raha ära kaasad, hakkad uut raha kaasama. Aga võib ka olla erinevalt, et kui sul ettevõte on saanud product market fitile väga täpselt pihta ja kasvab väga kiiresti, siis sa võidki teha aastas, ma ei tea, 3-4 raundi ka, kui vaja. Et neid startup on ka, aga me oleme ka niimoodi süga aasta on olnud see runway tavaliselt, et sellega saab hakkama. Mis veel ämbrite kolistamisest meil tuleb, mida sa nagu alustatavat startupidele nagu ütleksid nagu juba 1000 päeva kogenuna? Ja just, et nii palju nüüd kogemust, aga arendusega ilmselt võid arvestada, et kui oled arvestanud, et arendusega läheb pool aastat, siis võid julgelt arvestada, tegelikult läheb aasta. Või üldiselt ei arvestata vist isegi nagu nii pikalt ette, kui ütleme, et kui on niisugune 2-3-kuuline arendus, siis sa võid sinna otsa veel panna nagu topelt tunde. Korruta kahega, jah, julgelt, et seda meile öeldi korduvalt, aga optimistidena me olid niisugused, et tead, meil on nii hästi kirjeldatud, kõik toode lahti, meil on vaatad asjad olemas, aga fakt oli see, et ikkagi töö käigus tuleb välja väga palju asju, mille peale sa ei ole suutnud mõelda, mille peale ei ole arendajad suutnud mõelda, kui nad panid seda pakkumist kokku. Ja kindlasti see on, jah, et võtta seda nii-öelda timeframe ikkagi julgelt suuremaks, et ei tasu arvestada seda, et kui on pandud 3-kuuline arendus ja 3. kuul sa hakkad juba raha teenima, siis fakt on see, et sa seda tegelikult tegema ei hakka, et siis sa pead arvestama oma cash flow ja asjad kõik ümber, et sinna võib vabalt juurde panna, jah.
Ma mäletan ka, et te vist ei läinud ka nagu päris mees ja koer arendaja juurde, vaid te tahtsite, kus oleks mingi projekti juhtimine, kvaliteedi juhtimine, back-up'id ja värgid, et mis tagasi vaatad sellele, kuidas No me saime ikkagi väga hea diili lõpuks, sest meil oli fixed price estimation, ehk siis me andsime skoobi dokumendi ette, me andsime vaated ette. Mis ma soovitasin teil teha? Just. No. Ja lõpuks meil läkski arendus topelt, aga meie enda taskus seda nagu ei pidanud maksma. Et selles mõttes me saime ikkagi selle toote valmis, mis oli vaja. Mina ja Kevin kui mitte tehnilised founderid siis, tehniliselt siis nii-öelda arenduse mõttes Kevin on ise nagu auto nii-öelda taustaga, et seda tehnilist poolt jagab. Aga me saime selle toote niimoodi valmis, et meil ei olnud tegelikult CTO-d või kedagi pundis, kes saaks bugisid fixida. Ja meil toode toimis tegelikult peaaegu 7 kuud niimoodi, et mitte midagi juhtunud. Ei, väga äge. Selles mõttes me suutsime ise projekti juhtida piisavalt hästi, et saada see toode kätte lõpuks, mis meil oli nagu esmalt nii-öelda plaanis. Ja veel kord rõhutan, arendajal oli lihtne jällegi, te tulite oma realistliku prototüübiga, mis oli interaktiivne, ütled, et näed, et palju maksab, mida saab, on ju. Ja siis nagu, Meile sobis see, selles mõttes eks nad natuke võib-olla arenduse poole pealt nad ei süvenenud liigselt sisse, sest meil tuli enne, kui see asi arendusse läks, tuli üks nii-öelda tükk juurde tootest. Aga nemad võtsid seda kui väga lihtsat arendust, tegelikult see oli natuke suurem, kui me alguses arvasime. Aga jah, ütleme, et toote saime valmis ja saime asja laivi ja saime oma esimesed õppetunnid, et kindlasti üks õppetund on ka see, et ei tasu liigselt kinni hoida oma esimese toote nagu visioonist, et agiilsus. Just jah, et kui ikkagi tuleb tagasiside, et asi ei toimi, siis ei ole mõtet pushida, nagu, et paneme turundust juurde ja teeme asja kõvemaks. Et sa saad küll need numbrid üles mingi hetk, aga samas sa väsitad oma nagu kasutajaid. Eriti meil siis neid töökodasid, et neid ei ole siin Eestis väga palju ja me juba valime ka välja siis nii-öelda need head poisid kuskilt turult on, et nendega hoida nagu häid suhteid ja arendada nendega koos asju, et neid pivoteid tuleb niikuinii nii-öelda arenduse käigus ja see on täiesti normaalne. Aga see ütleb, sa rääksid ka sellist turuolukorra, et kui te arvasite, et turg on selline, siis te läksite turule, et kuidas see nagu pilt nagu meenub sulle? Selles mõttes algusest peale on auto omanikud väga nagu hyped olnud sellest meie lahendusest. Neile väga meeldib see, mis me teeme ja kõigile nii-öelda ütleme, et kui on vajadus olemas, siis sa leiad ka sealt selle pakkumise lõpuks. Aga mis nagu juhtus, oligi see, et mida me ei arvestanud alguses, kui me töökodade juures käisime valideerimas seda ideed, oli see, et pakkumiste koostamine on väga lihtne protsess nende jaoks, mida nad rääkisid meile. Me oleme teinud seda 20 aastat, ühe pakkumise koostamine võtab seal, ma ei tea, mõned minutid, see pole mingi probleem. Aga nad ei arvestanud sellega ja meie ei arvestanud sellega, et kui tuleb päevas 50 päringut sisse ja sealt konverdib võib-olla 10%, siis mingi hetk sa ei viitsi väga neid pakkumisi enam seal vorpida. Ja see oli ka see õppetund, mis me siis saime, et tuleb automatiseerida nii-öelda see pakkumiste koostamine, mis siis muudab krati. No jah, just. Et siis muuta nii-öelda ka töökodade elu lihtsamaks, et autoomanikud on tegelikult rõõmsad ja saavad oma vajaduspõhise nii-öelda teenust sealt kätte. Aga olukord oli ikkagi see, et see asi, mis täna nagu autonduse sektoris toimub, on ikkagi väga süke dinosauruse ajast, et väga süke klanki ja seal on vaja innovatsiooni luua ja seda disruptida, et tegelikult töökohad on väga nõus kaasa tulema asjadega, kui need asjad toimivad ja nad loovad nii-öelda väärtust. Et me oleme seda nagu algusest peale proovinud siis ka implementeerida, et asi looks väärtust, mitte oleks lihtsalt viljad ja tuledega mingi lahe keskkond. Mis teile meeldib see vastu? Lahedad värvid ja UI on väga lahe, aga nagu taustal. Mäletan ka jah, mul oli üks klient, oli üks pank, kus nemad tegid siis autoliisingule siis nagu otsuseid, et tuli taotlus mingi klient oma mingi paberite ja asjadega ja tulu saamise tõenditega ja siis näeme siin punane nupp, et põmm, siis teeb siin 40 kontrolli, et ma võtan nii kaua tassi kohvi ja siis otsus. Aha. See on nagu seal unicorni filmis. No. Et selles mõttes on nagu äge. Aga mis te see konkurenti olukorra õppetunnid olid või mis turul nagu arvasite? Just. Me arvasime, et me teeme ikkagi väga retsi innovatsiooni, et me mitte keegi pole varem sükst asja teinud. Et selles mõttes me
guugeldasime küll, et mingi car repair, ma ei tea, ma ei mäleta isegi, mida me guugeldasime, mitte kuskilt, mitte midagi välja ei tulnud. Et meil oleks üldse konkurente, mis tegelikult täna tagasi vaadates oleks veits nagu punane lipp, et okei, kui konkurente pole, siis järelikult kas asi on nii halb, et ei ole mõtet teha. Või me ei oska guugeldada, täpselt. Et tuli välja, et me ei oska guugeldada, sest tegelikult on... Päriselt. Jah. Ja et tegelikult on konkurente üle maailma, järjest tuleb juurde, näha on, et praegu on just nii-öelda see õige aeg turule sisenemiseks. Aga sellel hetkel, kui me hakkasime tegema, me ei leidnud üldse ja me ei osanudki guugeldada, kuna me ei teadnud neid marketplace ja mingisugune mis iganes termineid, et aga mingi hetk, kui me hakkasimegi siin käima ja asi läks nagu juba suuremaks, siis me hakkasime leidma ka nii-öelda UK-st ja Saksamaalt ja Indiast ja Hiinast, igalt poolt USA-st neid konkurente, et selles mõttes konkurente tasub kindlasti vaadata ja tasub ka minna võimalikult palju enda tootesse sisse. Et meil tekkis see võimalus, kuna meie platvormil ei ole võimalik töökoda lihtsalt luua ja minna siis sinna nii-öelda kalastama, aga väga paljudes keskkondades on see võimalik, et lood nii-öelda mingisuguse töökoja, me lõime ka endale töökoja kuskil UK-s ja vaatasime, kuidas nad teevad neid asju ja selles mõttes seda UX ja UI-d oli väga tore nagu näha, sealt oli väga hea ideid võtta, aga me oleme ikkagi väga palju muutnud nii-öelda seda, mida nemad teinud on, et selles mõttes väga agiilselt lähenenud vastavalt siis kasutajate tagasidele ja kõigele sellele. Et siin ma julgustan ka kuulejaid austama kontseptsiooni, meie nimi on varasta nagu kunstnik, et sa vaatad teine tegi nii, eks ole, ja siis sa alustuseks võtadki tema vaate aluseks, aga siis järgmine hetk ütled, et okei, nii kui sa selle paremaks disainid mingist otsast, nii sinu oma on nagu uus standard ja just. No nii tehakse. Magad rahulikult. Täpselt. Selles mõttes see on väga tavaline tänapäeval. Siis üks oluline osa, mis ma võib-olla tooks küsimusena, et miks sinu arvates on lõppkasutajate intervjueerimine väga oluline, et see on nagu, üks on nagu see mingi, et okei, et testimine, testlugu, sul on vajadus, bla, proovi, ma ei tea, tellida, vaadata, aga mis on nagu intervjueerimise või mis on nagu aastatega, et seal kogenud või... No intervjueerimine või meie, mida me oleme algusest peale rakendanud, see klientidega rääkimine, nii auto omanikega kui siis töökodadega, kes on meie platvormil juba. Et me oleme seda algusest peale ja meil on täna ka customer support nii-öelda, kes siis helistab inimesi läbi, kui näiteks on tulnud, ma ei tea, 5 pakkumist, klient ei ole välja valinud, et mis on see põhjus olnud, kuidas kasutajamugavus meeldis, kus nad meist kuulsid, et kogume seda datat väga palju inimeste kohta, et inimeste käest, et aru saada, kuidas siis asja paremaks teha. Ja sealt ongi tulnud need õppetunnid, mida me siis täna oleme rakendanud oma tootearenduses, et teha neid asju paremaks. Et selles mõttes kindlasti tasub eriti varases faasis klientidega võimalikult palju rääkida ja küsida just selliseid nii-öelda enda arengu jaoks siis kasulikke küsimusi, mis ka tegelikult klientidele meeldib rääkida üldiselt ja kui me oleme helistanud, siis mõne kliendiga oled arvestanud, ma teen niisuguse skripti, et mul on siin 5 minti per klient on ju, mõnega räägid 25 minti, kuidas ta käis kuskil esinduses, talle ei meeldinud või käis kuskil mujal töökojas, seal sai petta. Et väga palju tuleb igast lugusid välja ja me oleme ka näinud, et tegelikult me lahendame turul väga suurt nii-öelda valupunkti ja see annab alati niisugust indu juurde, et kliendid alati annavad ka, mitte alati kõik kliendid, aga ikkagi suur osa klientidest on andnud väga positiivset tagasisidet, et teete lahedat asja ja see annab endale ka niisugust moti, et panna täiega edasi. Ja see oli, mul tuttav advokaat oli ka nagu, ütles, et tal oli case laual hiljuti, et klient sai kirjaliku kinnituse, et tööde hind on 1200 eurot. Teeme ära ja siis läks järgi, siis esitati arve 2000-le. Ja siis, et mis värk on, et helista ja täpsusta üle või kas on see suurem eelarve on okei. Ja siis ta nagu arvestanud sellega ja siis, et ei, seal tööga ajas seal käed laiali ja lõpuks mindi kohtusse ja nii ongi. No jaa, ei see... E-mailil oli nagu leppejälg olemas ja... kui sul juba seal on nii-öelda kokkulepe tehtud, siis on keeruline. Ja just, see mis mõttes, miks just... See on huvitav, et autotöökojad proovivad nagu niimoodi sisse libistada mingid arvelisasid või mingid suuremaid asju, aga ütleme täna ikkagi eriti need, kes on läbi nii-öelda Wistrive'i marketplace'i teinud, seal ikkagi tehakse korralikult, sest teadakse, et tegu on mingi platvormiga, seal jääb info üles, meie saame selle info teada. Ja on ka olnud mingid case'e tegelikult, et ega meil ei ole ka 100% success on, et on ikka olnud üldiselt see on kommunikatsiooni error töökojaga. Et ei ole töö kvaliteedi üle kunagi kurdetud, aga pigem on, ma ei tea, kas kliendiga halvasti suheldud või midagi on valesti läinud. Siis kommunikatsiooni errori vähendamise UX-iga. No täpselt jah, et meil on jah, et me helistame kliendile, me helistame töökojale ja siis me klatime selle taustal ära nii-öelda. Nagu Volt annab sulle tokeneid, kui toit ja piljaks on ju. Jah, et täpselt nii on.
Ja siis lõpuks võib-olla siis võtame kokku meie ohkusaeg lendab nagu vestluse. Et kuidas sinu arvates saab luua siuke kasutusmugavusega just nagu innovatsiooni kiirelt, et nüüd olles juba siin 1000 päeva startupi teinud, et 1000 päeva. No saabki, ma arvan, esimene asi ongi see, et mõelda enda peas valmis siis kontseptsioon, mida sa siis luua tahad. Siis leida selline, ütleme, disain ja siis see UX UI on väga oluline. Et leida siis endale selline top-notch disainer, kellega sa saad oma asjad valmis printida ja et see asi oleks ka nii-öelda efektiivselt ja kiiresti nii-öelda siis kuvatud nii endale kui ka arendajatele. Ja sul endal tekib siis selle sama loomise käigus ka suurem pilt, kuidas sa saad seda asja nagu hästi valmis arendada ja kõike teha, et see annab väga suure eelisega selles, kui sa lähedki mingisuguse ettevõtte juurde, ütled, et meil on nüüd vaja mingi toode teha. Ja kuna sa oled selle protsessi kõik otsast peal läbi käinud, siis see annab väga suure eelisega selles, kui kiiresti see asi valmis arendatakse. Sest kui ma oleks läinud selle Adobe XD nii-öelda vaadetega arendusse, siis see asi oleks olnud ilmselt nii kiire. Et tasub otsida hea disainer ja teha see esimene jupp nii-öelda valmis, et siis oleks juba edasi minek nagu kiirem. Just, et ma ka siin hiljuti jälle tuli küsimus, et tuli sisse, et meil on selline e-pood, et millest peaks alustama. Siis ma ütlen, et võtta hea disainer, tee oma e-poe avaleht nagu nii korda, nagu on, ma ei tea, Saara või mingisuguse riidepoe fassaad, et see on nagu usaldusväärne ja kvaliteetne ja siis võtta järgmiseks. Võtta sama hea disainer, tee oma mingi tootevaade nagu korda, et kuidas on tootel on normaalsed pildid, nad on piisavalt suured, need pilte on võib-olla näidatakse. Et see ongi nagu, et mul tundub, et päris palju hakkab pihta sellest, et usaldus mingi süsteemi vastu on sellest nagu esmamuljest, aga see hästi kiiresti, kui lihtsalt seda nagu ilusat asja teha, mis ei ole võib-olla üldse kasutatav või arusaadav, et seal nagu täpselt samamoodi rong paneb nagu rööbastelt maha ja mul tundub ka, et ainult kõige lihtsam viis nii-öelda kindlustust nagu selle olukorras tekitada, lõppkasutaja testimisi läbi viia, ma ei tea, vähemalt korra kuus, hea oleks 2 nädala tagant, et siis nagu vahepeal on see disaini arendusprotsess nii kiire, et tegelikult mõnikord öeldakse, et sa saad nagu võib-olla kuu esimeses pooles teed nagu disainitükkidele rohkem ja võib-olla kuu teises pooles teed näiteks programmeeritud uuendusele ja vaadata, kas nagu inimesed eksivad mingi X-koodidesse ära või lähevad kuskile vale semantika või asja peale nagu uitama. Ja kindlasti, mis võib olla ka see, ütleme, et kui toode juba on mingis faasis ja ta on juba laivis, siis panna ka mingisugune heat mapping või mingi asi külge, et sa saad nagu näha reaalselt siis, kus inimene selle hiirega kas Hotjar või mis iganes seal on. Et aru saada sellest ja mida me oleme veel rakendanud, on selline asi nagu Amplitude, mis siis annab, sa saad luua nii-öelda siis kasutaja customer behavior nagu analysis ja siis mingi cohort ja asju, et mingid eventid triggerdavad siis mingeid asju seal ja sa näed ära siis, kui kiiresti kliendid tagasi tulevad, kus nad ära kukuvad, mis asju nad valivad, et need sellised väiksed lisaasjad, mis võib-olla alguses tunduvad kallid, tegelikult toovad sulle nii palju tagasi, et sa lõpuks nagu oled tänulik ja oskad väga palju paremat toodet nii-öelda arendada tänu nendele just. Just, ja näiteks mingisugused e-teenused, kellel toote konfigureerimine ilma sisse logimata saab nagu toimuda päris kaugel, et sinna saab samamoodi turundusest lihtsalt Google Analyticsi eventid sisse programmeerida, lehtrit nagu jälgida, et palju käis, kaua oldi seal vaates, mis tehti, kas vajutati seda nupule paned selle goal'i külge. Et tegelikult on nagu nii kihvt näha, et sellised igapäevased turunduse tööriistad saab tegelikult rakendada nagu mingi siseteensus, kus sisse logimine toimub täitsa lõpus. Google Analytics on ka, meil on algusest peale taga, et eks seal oli ka vaja neid asju nii-öelda tuunida kogu, et esialgu oligi, et meie jaoks nii-öelda siis see teenuse valik oli kuni lõpuni välja põhimõtteliselt üks suur nupp, et siis me ei saanudki aru täpselt, mis sammust keegi ära kukkus, aga me oleme nii-öelda need vead parandada, nüüd me juba näeme ilusti, et kus ja mis. Aitäh sulle. Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet Kasvuminutid. Saates olid siis Andres Kostiv Google'i disainsprintide agentuurist Futurist ja koos minuga siis Norman Kolk autohoolduse vähempakkumiste startupist Wisdrive. Saade on siis järelkuulatav Apple, Spotify ja Google ja teiste podcastide rakendustes ning ka YouTube'is.
et siis likeige, jagage, kuulake meid jälle järgmistel nädalatel ja lugege meie blogi futurist.ee veebist. Kuulmiseni, lehva! Tšau! No nii, ja siis teen plaksu ära. Heli süngiks. 3, 2, 1. Tere tulemast kuulama saadet Kasvuminutid.